Alles eile sai meie valitsus valmis järgmise aasta eelarve, nimetades seda jõukuse julgeoleku eelarveks. Ometigi on täna siia Toompea lossi ette kogunenud umbes 100 inimest, kes ei ole rahul. Nad ei ole rahul selle eelarvega, sest erihoolekande teenustel on puudu rahast umbes 40%. Mõelge, see on päris suur summa. Meil on inimesed teenusel 20-30 aastat, nad elavad meie juures ja meiega koos ja meie kohustus on neid arendada, siduda ühiskonnaga, leida neile sobivaid igapäevategevusi. No palju see summa tegelikult oleks, mis teie teenus siis aitaks ka arendada? Need on suured numbrid. See tunduvad, see on 53 miljonit, mis jäi mulle kuskilt meelde, mis oleks siis see 40% puudu jäävast. Mis ma paneks veel hinge peale, et uued teenused, väga väiksele sihtgruppile ja väga kallid teenused on äärmiselt olulised, aga meie seisame siin praegu olemasolevate teenuste säilitamise eest. Erihoolekandel olevad intellektipuudega inimesed vajavad igapäevaelus hakkama saamiseks tegevusjuhendajad, kes on aga nii alamakstud, et paneb imestama, et keegi veel üldse seda tööd teeb. Täna tegevusjuhendajad ei küsi mingit kosmilist raha, nagu päriselt. Me lihtsalt tahame, et kui Eestis teised hinnad tõusevad, et meie tegevusjuhendaja saaks oma lapsi huviringidesse saata, saaks kas või korra aastas või korra 2 aasta jooksul reisil käia, et me ei küsi mingit miljoneid juurde meie palga juurde, aga me tahame võrdvardselt elada koos teistega. Sest töö on tõesti raske nii vaimselt kui võib öelda juba ka füüsiliselt. Pigav jooksmine linna peal, kliendi toetamine, mingite poekottide lohistamine, et lihtsalt inimesed ei tea kõigest sellest, mida tegevusjuhendaja päriselt teeb. Mina ise olen ka tegevusjuhendaja, aga põhimõtteliselt meil on kogukonnas elamise teenus, aga Pahkla ongi eriline koht, kus inimesed elavad koha peal, et see ongi nende kodu selles mõttes, et see ei ole päris töökoht, kus sa tuled hommikul ja õhtul lähed. Aga tal on Pahkla talu pärast ikka väga suur mure, ma vaatan, et raha ei ole, jah? Ja, et ma mõtlen, et seda võiks rohkem juurde anda ikka, et vaata siis talu seisab ka kogu aeg üleval ja nendel on rohkem töötajad ja kõik saavad hakkama inimestega. Jah, et me praegu tegelikult otsime ka uusi tegevusjuhendajaid, et meil on selline meeskonnavahetus, aga siis ongi see, et leida inimesi, kes tuleksid sellise palgaga, on keeruline lihtsalt ja eks AS-hoolekanne tõi ise välja, et palganumber, mida inimesed ootavad selles sektoris on 1700, aga keskmine kõvasti alla seda. No kui palju tegevusjuhendaja raha kätte saab, nii-öelda neto? No Pahklas meil on natuke oma selline arusaam, et kes elab koha peal ja kes siis käib väljaspoolt, aga näiteks mina saan näiteks alla 1000 euro. Me oleme selleks siin, et tegevusjuhendajad saaks rohkem palka, kes meie sugustega tegeleb. Endine sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo nendib, et asjad on korrast ära pikemat aega ja valdkonna rahastamisega pole hakkama saanud ei eelmine ega praegune valitsus. Sotsiaalvaldkond ei ole olnud kunagi liiga populaarne valdkond. Me oleme vähemuste õiguste ja võimaluste eest väljas. Nad ei kõneta kogu ühiskonda sellisel määral, nagu peaks. Ja minu meelest räägib see natukene meie ühiskonna hoolivusest, õigemini selle puudumisest. Sest vastasel juhul, kui me hooliksime, siis oleks ministritel ka eelarvekõnelustel oluliselt lihtsam. Ja me räägime siin ka mitte viimasest 5 või 6 aastast, me räägime tegelikult 10 ja enamast aastast. Rääkida sellest, et kuskilt tuleb rahalaev, ma arvan, et see on nagu asjatu ootuse üles kerimine, et me peame ikkagi olema realistid, aga tänase raha sees saab ka ühte teist teha ja kindlasti meie jaoks on hästi oluline vaadata üle nüüd see, et millised on järjekorra korraldused, et kas seal oleks võimalik kuidagi prioriseerida siis haavatavamaid gruppe, kes eelkõige seda teenust vajavad ja vaadata, et just nimelt nagu need keerulisemad teenused oleksid asjakohaselt rahastatud.